Selge, aga ma praegult ei viidaks siin rohkem aega ja ma annaksingi sõna järje kohe edasi siit Marekile ja väike aplaus. Oi, aitäh. Nii, aga tere hommikust minu poolt, Marek Viilal ja töötan Salvestis müügiosakonna juhina. Vastutan nii koduturu kui ka siis eksportmüügi eest ja üritangi anda siis tänase sellise 15-20 minuti jooksul ülevaate sellest, mis asja me siin ajame, mis lahendus on meil kasutuses iseteeninduses ja kuidas me selline oleme jõudnud, mis on õppetunnid, kitsaskohad ja järgmised sammud, et asja paremaks muuta ja kuidas edasi minna. Et kui keegi sealt mingisugusegi iva külge võtab või kellelgi on mingeid häid soovitusi mulle, siis julgelt andke teada ja küsimused, kommentaarid, ettepanekud on väga teretulnud, et panen kõik kirja ja loodetavasti võtan neid ka arvesse. Ma arvan, et siin Lõuna-Eesti inimestel ei ole vaja Salvestist palju rääkida. Te teate sellest ilmselt rohkem kui mina. Mina olen Salvestis nüüd juba üle 5 aasta töötanud, 5,5. Ennem seda olin pikalt Kesk-Eesti konkureerivas ettevõttes ja üritasin vahepeal ära käia. Midagi polnud teha, toit kutsus tagasi. Ehk et kuskil südames on see kirg ja kui see lõkkele lööb taas, siis ei ole miskit parata. Salvesti kohta peamised tootekategooriad on lastetoidud, valmistoidu lahendused, supid, toidud, kapsad, magustoidud ja edasi siis tulevad smuutid, sellised uuemad, kaasaegsemad tootegrupid ja kategooriad ning klassikalised köögiviljahoidised. Me saame kurgist ega toomesalatist üle ega ümber. Need olid 60 aastat tagasi siin ja need ilmselt on järgmised 60 pluss aastat. Lisaks siis ka kastmed ja erinevad lisandid. Ja tuntumatest, tugevamatest kaubamärkidest on siis Põnn, Salvest, Smushi. Need, mida me igapäevaselt hooldame, hoolitseme, kasvatame ja mis meile ikkagi peamiselt tulu toovad. Ma küsin võib-olla seda ka, et mis te arvate, milline on kõige suurem Salvesti toode Eesti turul kasumi järgi? Mis toob kõige rohkem raha Salvestile? 185 artiklist. Peaaegu, ei ole õige. Ei ole. Porgandiga praekapsas. Aasta kokkuvõttes kõige suurem. Ja porgandiga praekapsas on väga huvitav sellepärast, et kevad, suvi, sügis müük on nagu stabiilne, mõni kuu isegi on ta miinuses, sest et tuleb teinekord tagasi võtta ka liigsed laovarusid, mis on detsembrikuus sisse müüdud. Aga oktoober, november, detsember müüakse 90% kogu porgandiga praekapsast ja see on kõige suurem toode. Nii et ilmselt igas eestlasest värkab selline jõulupatrioot ja kodumaa patrioot, kes ostab vähemalt 1 purgi aasta jooksul omale porgandiga praekapsast. Aga kui paar sõna veel, ennem kui jõuan iseteeninduseni rääkida, siis ligi 30% müügist moodustab meil eksportmüük ja see on kasvanud viimastel aastatel jõuliselt. 2-kohalised kasvunumbrid, peamised eksportturud on meil Soome, Rootsi, Inglismaa, Ühendkuningriigid ehk siis Saksamaa. Me alustasime sel aastal ühe uue lastetoidu koostööpartneriga Saksamaal tööd ja meil olid numbrid, me arvasime, et see on suur ja see on tegelikult oodatust veelgi suurem ja veelgi ilusam. Kui me räägime ka siin kaubanduspartneritest, siis Eestis me töötame kõigi jaekauplustega ehk et jaekaubanduskettidega. Kõigi jaekauplustega otse me ei tööta. Neid on siin liiga palju. Läbi meie partnerite jõuab ikkagi vähemalt mõni Salvesti toode kaupluste riiulitele. Aga Coop, Selver, Maxima, Rimi, Prisma, kõik nad on meie kliendid ja loomulikult need mitmed suured jaekauplused ka üle Euroopa on meie otsekliendid ja ka kaugemal, ka Lähis-Idas oleme teinud mitmeid kokkuleppeid siin otse kaubanduskettidega. Aga jah, 3 tugevat jalga meil on. Valmistoidu lahendused esimene, siis lastetoidud on teine ja 3. tugev selline kategooria on meil ikkagi köögiviljahoidised. Nii et 75% kogu müügist annavad need 3 tootekategooriat. Ja kui edasi minna, siis Salvesti pood. Kas on kedagi, kes ei ole käinud korra elus selles kaupluses? 1, 2, 3. Mõni on, nii et sellepärast ma selle pildi paningi, et ikkagi oleks võimalus sinna tulla. Ma ise käisin siis, kui ma Felixis töötasin,
oli nagu, ütleme, et usk ei lubanud sinna minna varem. Ja ainus toode, mida ma sealt ostsin, mida naine alati palus vähemalt, oli siis see murakamoos. Nii et aastaid 10-15 tagasi ma ikka käisin sealt murakamoosi ostmas. Aga siis oli pood teine, inimesed teised ja olukord teine. Ehk et täna ma ütleks niimoodi, et tegemist on ühe sellise Tartu ja Lõuna-Eesti lastetoidu sõprade ja valmistoidu sõprade kauplusega. Et need on peamised 2 kategooriat, mida sealt ostetakse. Noored emad, eile meil algasid põnnipäevad, nii-öelda lastetoidu müügilaad, põnnilaad, salvelaad. Ja täna hommikugi käisin läbi, siis ettetellimusi noorte emade poolt tuleb iga 15 minuti tagant mingitel teatud aegadel. Need on need ajad, kus lapsed magavad, et siis tuleb neid ettetellimusi rohkem. Aga pood on tõesti meie jaoks ainuke, kus on siis kogu meie sortiment esindatud, kõik tooted, kõik kaubad ja ka need, mida Eestis muidu turule ei saa, ehk et erinevad tootmiskatsed. Paraku peab olema see kauplus ka selline metsasanitar, et me müüme seal siis aeguma hakkavaid tooteid, mida kauplustesse enam ei saa tarnida, siis odava hinnaga me neid seal realiseerime. Aga mis on huvitav, ma tõin siia, et Salvesti pood kuulub Eesti meie jaoks top 6 sekka jaekaupluste, jaekaubanduskettide seas, ehk et me müüme rohkem kui üks roheline kaubanduskett Eestis oma tooteid, mis on ühe väikese poe kohta tegelikult päris palju ja kokku aastas ligi 60 000 külastajat. Et potentsiaali on, oleme igal aastal väikest kasvu teinud ja mitte ainult käibekasvu hinnatõusude tõttu, vaid ikkagi ka mahukasvu. Ja kui ma liitusin Salvestiga 2020 september, siis oli esimene kokkusaamine, ma arvan, ma olin mõni nädal töötanud ja juba olid Astro poisid ukse taga, et kuulge, räägime, meil on äge asi tulemas, iseteenindus, meil tuleb vahva, ühesõnaga kõik jutud, mida tahad, ütle vaid ja kõik tuleb, kohe tehakse ära. No olgu, lasin ennast mõjutada ja ostsin, neelasin konksu alla, sest et noomi me kasutame täna kaupluses, mujal ettevõttes on meil teised tarkvarad, meil on Microsoft Dynamics, NAV ja lisaks on siis tootmisplaneerimismoodul erinev ja retseptide jaoks on veel 3. programm kasutuses, nii et meil erinevaid lahendusi ja rakendusi on palju, mis teebki asja keerukaks. Minu jaoks on ses mõttes lihtne, et kuna ma vastutan kaupluse müügi eest, siis noomiga saame kenasti otsa hakkama ja siiani on see asi nagu toiminud. Aga eesmärk oli miks me selle iseteeninduse peale mõtlesime, tegelikult oli see, kus ju mäletate Laine Harjale käis see elu, oli jälle COVID esimene laine. Mina siis veel Salvestis ei töötanud, aga pood müüdi tühjaks, ladu müüdi tühjaks kõigist suppidest ja ma arvan, et osadel on veel tänaseni purgisupid laos, mis 2020 kevadel osteti. Ega midagi juhtu, nad säilivad ja ma arvan, et nad võivad ka 10-20 aasta pärast alles olla, et kõlbavad nad ka siis süüa. Ei tähenda, et ametlik säilivusaeg on läbi. Aga Cloudix oli meie selline justkui e-poe esimene etapp, ehk et meil ei olnud valmidust oma e-kauplust teha. Teiseks, meil ei olnud ka mõtet oma e-kauplust teha, sellepärast, et me konkureerime vastasel juhul Selveri, Coopi, Maximal oli Barbara juba rakendatud, siis Rimil juba e-pood toimis 2020 lõpus. Ja mis me ise arvasime ka, et minnes nende mängumaale, võime tekitada esiteks probleem iseendale ja teine teema oli ka see, et meil tegelikult puudus ka ressurss, et seda kõike käima panna. Meil ei olnud endal tööjõudu piisavalt, meie energia läks mujale ja siis justkui tunduski, et Cloudix võiks olla äge ja tore rakendus, mis meie elu lihtsamaks teeb. Alustasime ettevalmistusega juba 2020 lõpus, testisime, valmistasime ette, jälle testisime, katsetasime ja läksime laivi lõpuks siis juuni 2021. Ja täna 5 aastat hiljem ma ütlen, et asi toimib, et ega see ei ole olnud sihuke mõnus sõit lineaarselt, vaid ikka on olnud kände ja kivisid vasakule paremale üles alla. Aga täna rakendustöös ja me isegi näete siin Astro poolt tegime ühe ilusa videofilmi ka, ma arvan, mida siiani kuskil kasutatakse, olen näinud seda kodulehtedelt ja
ehk et see film käis ja käib meil tänaseni kaupluses. Maski on paganama harjumatu vaadata. Kogu see mõte, mis tegelikult siis meil oli, ja kogu see nii-öelda reklaami idee ja sõnum oli ikkagi see, et väldi järjekordi ei maksa ise teeninduses ehk et ära seisa järjekordades. Natukene meie poe puhul võib-olla see insight oli vale, sest et tegelikult meil ei ole pikki järjekordi, siis ma arvasin, et emadel on keeruline, emadele meeldiski seista kaupluses koos teistega järjekorras. See oli sotsialiseerumise asi nagu väikeses külapoes, et sa said teisega rääkida, oma muljeid jagada, kui palju keegi sööb, kuidas kellelgi kõht läbi käib ja nii edasi ja nii edasi. Aga asi läks käima, kasutasime kõikvõimalikke kaupluse siseseid materjale, ostukärud, ostukorvid, seinad kleepisime täis sõnumiga, et telli tooteid ette mobiiliga ja siis ka seesama, et väldi järjekordi, osta mobiiliga ehk et 2 asja. Me läksime selle peale, et meil oleks ette tellimise funktsioon, moodul kasutuses ja siis ka äpp ikkagi, millega poes maksta, skänneerida ja maksta. Nii et mõlemad rakendused, mõlemad moodulid on täna meil aktiivselt kasutuses. Mõlemaga me töötame ja mõnega paremini, mõnega halvemini, aga mis nii-öelda võib-olla peamiselt välja saab tuua, on see, et ikkagi ette tellimine on see, mis meie poe puhul kõige sellise parema ja positiivse tagasiside on saanud. Et ega meil oli ka endal väike sihuke partisanisõda oli nagu sees tiimis, et ega kaupluse töötajatele ka oli keerukas. Loomulikult, kui sa tuled, sul ei oma kontrolli olukorra üle. Varem käisid kõik ostud kassast läbi. Nüüd ühel hetkel enam ei tule inimene kassassegi tere ütlema, vaid tuleb, nokib ja nopib enda mobiiliga ostud ära, läheb minema, head aegagi ütlemata. See tundus natukene üleolev, ülbe ja neid justkui tõrjuv käitumine naljaga pooleks, aga selline sisemine kartus oli ikkagi inimestel ka sees, mis sai ületatud ja täna, kui ma ütlesin, et meil on 60 000 klienti aastas, siis paraku äpi kasutajaid on keskeltläbi 1000 ostu aastas, mida me teeme, nii et tegelikult ikkagi väga vähe. Et potentsiaali on palju enamaks, nii et see potentsiaal või proportsioongi 60 000 versus 1000, et ta võiks olla oluliselt kõrgem. Et mina ise tunnistan ausalt, et ma käisin võib-olla kassas, mida ma tegin? Ma teen kassas ainult reklaammüügi oste. Ehk et kui me teinekord läheme, kuskil on vaja reklaammüüki, mingi näidiseid, siis ma lasen need läbi kassa ja allkirjastan. Aga muidu ma 5 aastat ei ole kordagi käinud oma kaupluses enam kassas tasunud, ei kaardiga ega ka sularahaga, kõik ainult mobiiliga. Ja nagu ma ka mainisin, siis suurimad ostud täna me teeme müügikampaaniate ajal. Ehk et praegust on põnnilaad käimas. Mainisin juba, et noored emad, võib-olla ka vanemad emad, vanaemad, võib-olla ka isad, teevad tellimusi aktiivselt ette ja tellitakse kaup kindlaks kellaajaks, lähevad nad kohale või lasevad kellelgi siis kohale minna ja saavad oma kauba kätte. Et see on hästi mugav lahendus. Nii et probleemid ja kitsaskohad, mis olid, on tänaseks lahendatud. Ehk et mainisin ka, et ei olnud see asi kitsaskohtade vaba. Oli ikka, tuli esile. Oli meiepoolseid tegemata jätmisi, arusaamatusi, oli siis partneripoolseid teatud hoomamatusi ja just mis ajas asja keeruliseks olid igasugused sortiment 180 pluss veel 560 erinevad toodet, mis tulevad tootmiskatsete käigus, mida ei ole regulaarsortimendis. Hindade õigeaegne pealeminek, mahaminek. Kui inimene on ostukorvi teinud, täna teen soodushinnaga ostu, jätan ostukorvi poolikuks, ei logi ennast välja ja viin ostu lõpule alles homme või ülehomme. Soodushinda vahepeal lõppenud. Kuidas neid asju lahendada? Nii et tegelikult oli nüansse, millele me alguses tähelepanu pööranud. Ma arvan, tänaseks on need sellised arusaamatused ja kitsaskohad lahendatud ja ma võin nagu seda öelda küll, et just üleeile veel küsisin ka meie poe juhatajalt üle, et kas on midagi, mis sind segab, siis tegelikult ei ole. Et need segavad faktorid
see, et ma ei tea, kuna keegi ostu alustab, sellele ma jõuan, see on ikka endiselt, aga ütleme, peamised sellised probleemid on lahendatud. Ja kui me vaatame ka seda nüüd, et mis olid nagu peamised sellised õppetunnid võib-olla, millele tasuks tähelepanu pöörata, et kui ma uuesti teeksin, alustaksin taas seda teekonda, siis üks asi, mis on, et kui sa äppi alla laadid, siis see ei ole Salvesti poe äpp. Et Selveri äpp on nii-öelda lihtne, sa tead, see on partnerkaardi äpp, sa laadid ta alla, see ongi Selveriga seotud, Salvestil oma äppi ei ole. Me nii hästi ei ela, et me saaksime seda omanimeliseks teha. Ja nii suur see poe käive meie jaoks ei ole. Ehk et sa pead ikkagi laadima alla Cloudixi äppi, mis on justkui natukene hoomamatu, olles inimestele selgitanud, et jällegi, kui tuleb päring meile, et kuidas teil ette-tellimine töötab, me saadame neile kenasti väikese juhendi ja oleme saanud tagasisidet, et see toimib, et nad laidivad alla, saavad aru. Tegelikult siis ei ole see asi keeruline, aga alguses võib-olla natukene ehmatav, et tuleb alla laadida. Ega see nüüd mingit ohtu mulle ei kaasa ei too või ma ei tea, midagi minult ära ei võta. Ei võta. Siis, nagu ma mainisin, üks põhimure, mis oli inimeste seas, oma inimestel oli see, kus tuli oma inimesi veenda, kus tuli nendega kenasti kuulata, anda neile tagasisidet ja innustada neid edasi minema, oli see sama, et inimesed ei teadnud, mis poes toimub. Et arvati, et käid kapuuts peas sügisesel ajal, nokid tooteid ja see sama ka, mida me tegelikult tõime siin Astro Balticule välja, et küll oleks hea, kui me saaksime, see muidugi juba, siis tähendaks, võib-olla me oleksime ka siin Postimehes, et me jälgime oma inimesi ja kliente, ehk et tegelikult oleks tore, kui ma saan teada, keegi ostu alustab, tuleb müüjale teavitus kassasse, et see on üks punkt, mida omalt poolt soovitaks, et kui oleks see võimalus ja kui seda tohib teha, siis annaks see müüjale sellise hea võimaluse kontrollida, mängu vältida, liigseid kahtlustusi varguste teemadel, kauba kadumise teemadel ja nii edasi. Nii et see on üks asi kindlasti, mis vähendaks pingeid ja annaks parema sellise stardi positsiooni. Ostukontrolli võimalus on piiratud. Jällegi, meil ei ole ostukontrolli pandud, et sa pead, igaüks, kes käib, et peab näitama tšekki või peab kuskil skänneerima siis seda kviitungit. Ei, meil ei ole seda. Ma tean, et see võimalus on olemas. Seda saaks Astrolt juurde osta. Paneme kuskile mingisuguse skänneri seina peale. Me ei ole seda praegu teinud. Hea võimalus oleks see, kui jällegi taas inimene saaks teavituse kassas, et ost on kinnitatud, siis meil on ka võimalus kontrollida. Praegust me saame selle teavituse vastavalt interneti kiirusele, võib-olla siis, kui inimene on juba parklas, poest lahkunud, tuleb küll väike aknake müüjale kenasti kassa peale, et tehti ost Cloudixiga. Ma olen ise testinud, ütleme, kõige kiiremalt on ta 10 sekundiga, kõige kauem on ta läinud seal minut ja natuke peale. See ilmselt sõltub siis sellest, kui palju keegi mingit filme vaatab kusagil või kuidas on Telia Levi paraku või kelle iganes või kui kiiresti pangamaksed toimivad. Ehk ta sellest sõltub, nii et ega me pangamakseid kiirendada ei saa. Nii et see on kindlasti see ostukontrolli võimalus ja mida ma omalt poolt nagu kindlasti julgustaks on tegema, kes kaaluvad iseteenindust, siis see vargused ja pettused, et see on fakt tõenäoliselt, kes on jaekaubanduses praegu, et varguste hulk on kasvanud. Me teame seda ise, saame tagasisidet, me näeme, et riiulid kauplustes on tühjad teatud kohta, mitte meie poes, aga näiteks meie partnerite poes ja automaattellimused, mis tellivad, siis nad ei tea, et riiulid on tühjad, sest et kassasüsteemi järgi peaks olema alles veel 4 või 5 tükki või 12 tükki. Tegelikkuses on nad siis kas tasku pandud, korvi pistetud, ära varastatud, lastetoidud paraku ka. Nii et see varguste paanika, see ei ole kuskile kadunud ja see pole praegu tõusnud, ega see vargused olid 5 aastat tagasi, sama hell teema. Aga tegelikkuses ma küsisin, et mitu vargust siis on tehtud? 1-2, et mida me oleme näinud poes, on see, kuidas eelmisel aastal inimene tuli, võttis suure, teate küll, on 3-kilosed supitünnid, meesterahvas
ja toppis omale siia õlma alla. Ja teinekord tuli naisterahvas, võttis 4-kilose kurgi tünni ja toppis samamoodi õue. Nii et me teame, kus nad elavad, me teame, kes nad olid ja nii-öelda nendega tegeleti. Aga see hulk ja see hirm, mis me kartsime cloudiks, et tegelikult see ei ole osutunud tõeks, õnneks on küll tehtud võib-olla teadlikult, võib-olla kogemata seda, et ma võtan ploki lastetoitu ja peaasjalikult lastetoitudega. Näeme, emad kärudega võtavad, skeneerivad ühe toote läbi ja panevad ploki endale alla kärusse. Nad ise on küll öelnud, et oi, ma unustasin, eksisin. Seda on juhtunud. Ehk et me oleme ise tähelepanu pööranud, et õnneks on väike kauplus. Müüb küll 1,3 miljoni eest, aga pisikene ja saame nagu pilku peal hoida ikkagi. Aga ma arvan, et see varguste teema tegelikult antud kaupluse näitel, et selle hirmu ma prooviks kuidagi maandada. Et see tegelikult ei ole põhiteema. Et pigem annab ta ikkagi nagu plussi. Teavitusest rääkisime, ehk et see tuleb siis, kui inimesed on poes käinud. Ja no mis on salata? Ega siis alati on hea öelda, et kuulge, partnerid, tehke asi paremaks, tehke reklaamvideo, tehke uus klipp, tehke äppi, täiustage, tehke mulle müüki. Ega sa pead ise ka olema ikkagi nagu tegija ja võtma jalad kõhu alt välja, et me oleme, nagu te näete, siis see video on loodud aastal 2021. Inimesed on maskides, toote sortiment on aegunud, juba etiketid on muud. Ma tahan sellega seda öelda, et tuleb ise olla ka aktiivne. Ehk et toetus, kui sa tahad endale klienti, siis samamoodi sa pead ikkagi rääkima lugu ja juttu. Meil on, ütleme, minu energia tunnistan ausalt, ei ole olnud ja fookusel ei olnud oma kaupluse peal. Ka tiim on paraku ikkagi pannud energiat ja hästi palju fookust just eelkõige ekspordi kasvule. Midagi teha pole, kui see on nii-öelda meie uus kasvuallikas, siis me igale poole ei jõua, tuleb prioriteedid paika seada, aga kindlasti on plaan seda parandada. Meil on juba mõtted, mida paremaks teha, alustame visuaalidest. Me oleme kogu oma pildimaterjali nii-öelda paika saanud, ehk et uued tootepildid korralikud, mida siis eksponeerida, et see äpp teha ahvatlevamaks ja isuäratavamaks. Samamoodi ka püsikliendi lojaalsusprogramm. Meil on lojaalsusprogramm olemas. Kogume infot inimeste kohta. Uudiskirju väga ei saada, kui üldse. Ja tegelikult see nii-öelda ettevalmistustöö on kõik tehtud. Et me saame meil on inimeste kontaktid olemas, andmed olemas, meil on iseteenindus olemas. Ja me oleme sellest majasiseselt palju rääkinud. Ja ilmselt 2026 teine pool me jõuame ka tegudeni siis, et natukene värskendada ja kogu selle iseteeninduse poolt edasi ajada. Ettetellimine, mida me tahame nii-öelda edasi, me näeme ise, et see ettetellimise pool on kõige eelistatum meie jaoks, ehk et proportsioonid kuskil 80-20, et seda kasutatakse, see meeldib inimestele, see meeldib ka meie kauplusele. Et inimene valib ise aja, töötajad saavad rahulikult kauba kokku panna, komplekteerida, kastikene valmis või kotikene, väikene selline uus toode ka teinekord veel kotiga kaasa, ehk kui emad ostavad mangopüreed, siis anname teada, et meil on ka nüüd uus porgandi bataadipüree, las nad proovivad, et ka see võimalus on tegelikult olemas, nii et turunduslikud võimalused on oluliselt suuremad, kui me ise oleme seda kasutanud, kui me ise seda näeme, et see ei ole ainult üks niisugune kaubanduse rakendus, vaid et see on ikkagi, me saame sellega anda jällegi edasi oma uudistoodetest teavet, pakkuda tarbijale emotsiooni ja lisaks ka siis vähendada kaupluses kulutatavat aega. Nii et me alustame sellise ettetellimuse ühendamisega, kojutarnetega, ehk et kaalusime jälle kas e-pood versus iseteeninduse edasi arendamine. E-pood on nullist, meil on võimekused kõik olemas kodulehel ja nii tarkvara kui ka siis ka võib-olla pildimaterjali poole pealt, aga see tähendaks taas seda, et kas me ise oleme valmis sellega edasi minema. Kaupluse poole pealt on meil tegelikult kõik olemas. Meil on vaja natukene raha investeerida, testida, leida partner, kes kauba kohale veaks ja alustaksime Tartust eelkõige ja siis ka kõige suurem
toidukaubast me müüme ikkagi täna, ma ei tea, kuidas teistes kategooriates on, aga ja kaupades, aga ütleme 60-65% kogu Eesti müügist tehakse ära Tallinnas ja Harjumaal. Et nii see paraku on, et ei ole. Suvel on vastupidi, suvel jah, Coop on üle Eesti tegelikult, et rahvast tuleb ikkagi maale rohkem ja suured Tallinna poed jäävad väiksemaks, aga keskmiselt 60-65% kogu Eesti müügist toidukauplustes, vähemalt meie kaupade osas tehakse ära Tallinnas ja Harjumaal. Nii et sellised õppetunnid minu poolt ja võib-olla ka mõned sellised nõuanded, mida ma teeksin järgmine kord veidi teistmoodi. Ma rohkem siinkohal ei räägiks, et hea meelega vastan kas küsimustele või tähelepanekutele. Ma küsiksin, sa mainisid seda, et te kasutate päris mitut programmi. Kuidas see suhtlus Microsoft Dynamicsiga on äpipõhisel, sellest see puudutab tegelikult laojääki, sellist ammune päris suur error tegelikult, et täna sul on see tootmisse läheks, et ta on sama juurkeha, eks ju, ta ei ole sul eraldi. Sama, kõik on sama juurkeha. See vestlus, suhtlus käib. Äpiühenduse kaudu me tegime ära selle muudatuse, ma arvan, 2 aastat tagasi. Alguses oli eraldi ja see oli tegelikult katastroof. See oli jõudne. See oli jõudne, et nad olid täiesti eraldatud ja me saime müüki, nii et kaupluse müüki ma sain. Ma ei näinudki kaupluse müüke oma süsteemist. Juhataja, kauplus lasi mulle eraldi välja tükimüügid, hinnad, kogused. Ma nägin ainult oma tarneid kauplusele. Et kui palju me oleme siis laost kauplusele müünud, kauplusele meie jaoks nagu Prisma või nagu Coop, samamoodi niisugune hoomamatu tervikkogus, ma tegelikult ei teadnud, palju sealt välja läheb. Ühest kohast ma ei saanud andmeid kätte. Me tegime selle API-ühenduse ära, see võttis aega päris korralikult ja võttis ka meiepoolset nii-öelda raha, ehk et need asjad toimima saada. Ei. Ma ees küsisin ka, kes keegi on. Ei, juustiire lõksu vahel ainult on tasuta vist, et ega muud ei anta. Aga saime asjad toimima, täna me näeme, nii et hommikul müüja peab aktiveerima lihtsalt siis ülekande järgmine päev me näeme, nii et me oleme päevase viivitusega tulevad müügid sisse. Aga miks sa päevasega teed või sul jällegi rohkem? Sellepärast, et andmed uuendatakse öösel, aga müüja lõpetab tööpäeva kell 7 ja siis nad teevad järgmisel hommikul, teevad selle värskenduse. Nad saaksid jah varem. Me ei ole praegu seda teinud, täpselt. Aga see asja toimib. Okei, sa mainisid seda tegelikult seda varguste teemat ja laojääki, siis kui me räägime nagu ette tellimustest selles suhtes, et kuidas selle ära oled handlinud, et tõesti, kui sul tellitakse nagu see kaup ja sul ei ole seda riiuli peal, et kas teed nagu regulaarse tšeki, käivad nagu ladu kontrollimas või... Meil on niimoodi, et kaupluses on... Kõrval Selveris ostavad selle toote ära, et nad saaksid ikkagi kliendile viia. Siis on, kui ei ole laojääki, siis tegelikult on see, et meil on ladu ju endal kohe kõrval. Ehk et kohe saab. 15 minutiga on võimalik tuua, isegi muud ei ole siis tõstukiga kaup kohale. Ja üldjuhul pigem ma ütleks, et meil enda kaupluses on kaupa tegelikult natuke rohkemgi. See on see, ma alati kiidan oma töötajaid ka, et teil on nii ilusad kaupluse riiulid nii täis, et ma ei näe neid mitte kusagil mujal poodides, kui ma käin, siis pigem on need aukus. Et meil on see mure, et natuke võiks olla, teinekord natuke rohkem inimesed saaksid võib-olla puhata selle asemel, et kogu aeg kauplu riiulisse laduda. Aga et tooted on alati olemas. Mis on, ma ütlesingi, et tehnilised probleemid tulevad just tihti nendega, kui on hinnamuudatused teinekord. Et nüüd me oleme selle nagu saanud lahendatud, et pühapäeva viimane kampaania hinnapäev, tehakse tellimus ja siis ta kinnitab, tellimust veel ei vormista, vaid et vormistab tellimuse lõpuks, maksab ära, jättis oma ostukorvi ülesse ja teisipäeval näiteks kinnitas, ostis, siis tegelikult on kaupluses oli juba uus hind peal ja see tekitas segadusi. Nii et me lahendasime selle selliselt, et sa pead, ma nüüd peast ei mäleta, mis me panime selle ostukorvi nagu kehtivusajaks, ehk et kus oli 24 tunni jooksul maksimaalselt vist oli, sa pead nii-öelda ostu tegema, kui ei, siis ta tühistab ostukorvi ja... Aga hinnamuutuse kampaaniat sa reguleerid Microsoftis ja siis sealt läheb see päevase päringuga sinna ja siis... Ta iga noomis reguleerib kõike. Kassa ikkagi toimetab, et jällegi kauplus toimetab noomisüsteemis ainult. Tema ei tee midagi. Microsofti me saame siis ainult nii-öelda andmed. Muudatused ta teeb noomis ikkagi ja see, kui seda tellimus müügiinfot, siis ta suhtleb... Jah, täpselt. Seal on see, et cloudiks on ikkagi noomiga suhtleb, just noom suhtleb siis omakorda teiste süsteemi.
mine tea, et mul on noom välja tegemist. ei, noom oli olemas. Veel on olemas. Ta on ikkagi eraldiseisev nagu kauplus. Jah, ta on eraldi ikkagi, eraldi üksus. Et ta on lihtsalt, ta ei ole sul tütarettevõte. Ei, meie oma, just. Ta on justkui nagu, ta on justkui ladu, me tegelikult näeme kauplusel, ütleme, laoseise ka, et ta ikkagi põrgatab, peegeldab meile tagasi süsteemi ka, et me näeme kaupluse laoseise ja jääk. On veel kellegi tehnilisi küsimusi? Ei ole? Siis mina tänan omalt poolt, et lasen järgmise kõneleja siia. Kui midagi on, siis võite julgelt kirjutada ja jagan nii-öelda kogemusi, et kas häid või halbu. Pigem häid, täpselt. Pigem häid, jah. Aitäh.